Tere, mina olen Palle autoringlusest, kasutatud autode e-poest, kust saad auto tellida endale kas või koju. Tänane video on siis autost Land Rover Discovery 4 ja see auto on selle poolest nii-öelda eriline müügiauto, et selle autoga ma olen ise pool aastat sõitnud ja tänu sellele oskan ma tast ka võib-olla veidi rohkem rääkida kui tavaliselt. Et jah, me sõidame kõikide autodega, enne kui me nüüd müüma hakkame, aga selle autoga ma olen sõitnud 15 000 kilomeetrit. Ühe hoolduse jõudnud ka selle aja jooksul teha. Ühesõnaga, millega siis tegu on? Tegu on 2013 aasta autoga, läbisõiduga 253 000 hetkel ja läbisõidu õigsus loomulikult kontrollitav. Et autol on olemas Inchcape Motorsi digitaalne ajalugu. Seda võib mult küsida, kui keegi tunneb huvi, ma võin saata või näidata koha peal. Mis on ilusti jookseb. Auto oli 1 aasta alguses Lätis, aga Eesti oma on mul 100% ulatuses olemas. Võib-olla sealt oli algust üks see sissekanne puudu. Aga edasi on jah, kõik on olemas ja on ka hammasrihma vahetus tehtud enne 200 000. See on ka dokumenteeritud. Ja viimased 2 hooldust on siis lrhooldus.ee oli üks ja teise hoolduse ma olude sunnil tegin Hiiumaal, sellepärast, et ma olin seal ja mul ei olnud võimalik mujale minna. Aga see selleks, et tegu oli tavahooldusega. Et need on ka fikseeritud mõlemad. Auto varustustase on väga hea. Seda ka nii teiste Land Roveritega võrreldes kui ka üldse teiste autodega võrreldes. Et alustame sellest, et siuke tore asi nagu roolisoojendus on peal, mis reaalselt ka töötab. Siis tal on 4 korda istmesoojendus, et loomulikult on nahksisu 7 kohta, millest tagumised 2 on ka sellised, kuhu mina mahun istuma. Ehk siis reaalselt saavad täiskasvanud inimesed kasutada. Tihti need viimased lisakohad on väga väiksed, kuhu tegelikult reaalsuses keegi ei mahu. Siis nagu Discoveritel ikka on tal hunnik erinevaid settinguid maastikusõiduks ja mina olen väga positiivselt üllatunud, et kui hea see auto maastikul tegelikult on. Tegelikult on nagu raskem auto, aga ma suvel korduvalt proovisin teda üsna keerulistes oludes ja hätta ma kordagi ei jäänud. Igast olukorrast tuli ta ise omal jõul välja. Näiteks vedasin ma liivase saagist ja sain veetud. Aagise peal oli veel koorem ka. Ja ühesõnaga väga üllatavalt hästi sai ta hakkama, et kui mängleva kergusega sõidab pehme pinnase peal liiva sees, saab manööverdada ennast koha peal ringi, pidurdada, kiirendada, seisma jääda, järsult keerata ükskõik mida teha niimoodi, et ta ei vaju. Ja ma räägin praegu Hiiumaa Ristna liivast, mis ei ole võrreldav mõne muu kohaga, kus liiv tegelikult on suht kõva. Seal on väga pehme ja vajuv liiv. Et ühesõnaga kõigega sai hakkama. Nii, edasi on kokkuklapitavad peeglid, loomulikult 4 korda elektriaknad, mäludega istmed. Et istmetel on mälud ka, istmed liiguvad elektriga, parkimiskaamera, webasto. Ei oskagi kohe kõike ette lugeda. Veokonks on ka taga, et ka oluline asi maasturil tavaliselt. Auto jõudis minu kätte juba heas seisus, selles suhtes, et tal mitte ühtegi otsest puudust ei olnud. Mina olen taga vahetanud ühe sisselaske kollektori, sellepärast, et see on plastikust detail ja sinna tekkis väike leke. Iseenesest 200 € maksis see jupp, et ei ole midagi hullu. Isegi kui kunagi, ma ei tea, mingil põhjusel seda teist poolt peaks vahetada olema vaja, siis see ei ole eriti kallis. Ja jah, tegin siis tavahoolduse koos igasuguste filtritega. Muus osas ma ei ole pidanud midagi tegema. Et kui nüüd otsida puudusi, siis tegelikult ega neid põhimõtteliselt ei ole. Mingid kulumisjäljed kerel, selles mõttes, et tegu maastikuautoga on kerel mõningaid kriime. Et kindlasti välja poleeritavad. Ma ei ole seda teinud, sellepärast, et ma ise ka kasutan teda sihtotstarbeliselt ikkagi. Et näitusautot ei ole nagu tahtnud tast teha. Aga jah, salong on mul ükskord lastud põhjalikult teha nahahooldusega koos kõikide
põrandate märkpesu ja nii edasi, et salongi seisukord on väga hea. Ja kui nüüd nagu otsida, siis üks tüüp viga, see puudutab väga paljusid Discovery mudeleid, mis on Eestis sõitnud. Et küljeastme laudade alused lähevad neil rooste, aga astmelauad, nii-öelda, mis külgedel on, nad ei ole kerega selles mõttes kontaktis, et see rooste ei lähe mööda astmelaudasid kereni, vaid astmelaudadel on selline alumiiniumist raam ümber, see ei roosteta, aga raami keskel on õhukene metall ja see õhuke metall Eestis väsib väga kiiresti ära. Et ma ütleks lausa, et see on nagu briti inseneride praak tegelikult, et kui see auto sõidab kuskil sellises kliimas. Kuna toetav osa on see raam astmelaudade, mis jookseb nagu ümber, siis see tegelikult ei ole oluline asi, see ei ole nähtav ka, sellepärast, et plastik on peal. Ja see on ka põhjus, miks ma ei ole otseselt neid nii-öelda arstima hakanud. Selleks ei ole tegelikult vajadust. Kui see kedagi häirib, siis loomulikult see on tehtav. Ma ei kujuta täpselt ette, mitme tunni töö see mõnele pleksepal on, aga kindlasti see nagu meeletult kallis ei ole, et see ei pea olema kosmeetiliselt ilus töö ka, sest et see ei jää näha. See on selle astmelaudade all, kus on plastik peal. Ehk siis nagu suht iga pleksep võiks sellega hakkama saada. Esimesed porikummid on hetkel puudu, need kipuvad jääma kännu või kuhugi taha kinni ja kui ma sain selle autos, oli ka üks pool oli, sealt oli nurk oli ära või nagu ta oli katki. Ja mulle iseenesest tegelikult meeldiks üldse, kui teid üldse küljes poleks, aga talveks peaks panema. Et need on hetke seisuga puudu, need maksavad $35 vist. Et soovitavad need Eestist väljaspool tellidest. Eestis on nad kallimad. Ja ma natukene kiidan veel seda autot, sest et tõestuseks on see, et ma ise olen aasta aega juba 2 erineva Discoveryga sõitnud ja muuga ma väga sõita ei taha. Ja mis mulle selle auto puhul väga meeldib, see on selline auto, et kui sul on üks auto, mida sa kasutad, siis see on auto, mis teeb kõik ära. Sa saad temaga käia, ma ei tea, viisakal üritusel. Sa saad temaga nädala lõpus vedada küttepuid metsast välja. Sa saad temaga minna 6 sõbraga kalale. Okei, katuseboks võiks siis katusel olla, aga põhimõtteliselt saad. Sa saad, ma ei tea, Eurotripile minna. Sa saad selles autos magada. Siin on taga väga palju ruumi. Ma arvan, et mingi 1,90 m pikkuses inimene mahub ka veel ilusti ära. Sa saad igapäeva sõite teha mõõduka kuluga, selles mõttes, et ta ei võta palju kütet. Ja üks suur boonus veel. Ta on väga suur ja avar seest. Ehk siis see tähendab seda, et siia on võimalik, reaalselt, siin ei ole küsimus, et kas pesumasin mahub peale, vaid küsimus on, et mitu pesumasinat mahub peale. Ma arvan, 6 tükki mahub. Külmkappi on vaja poest tuua, pole probleemi, 2-meetrine kapp tagant sisse, et teine mahub veel kõrvale ka, saad koju sõita. Et ruumikus mul ei ole nii avarat autot olnud, mis oleks nagu siiski maastur, mitte kaubik. Et selle ma tooks eraldi välja, et ma suvel vedasin sellega Hiiumaa rannapaari kaupa pidevalt ja mul ei olnud mingi probleem siia ladustada paari sisuliselt nädala kaup ja joogid taha ja sõidutada need paari juurde. Ja samamoodi olen ma seda autot kasutanud selleks, et käia rallit sõitmas ja ma mahutan siia peale kõik rehvid, veljed, tööriistad, riided, kiivrid, kõik asjad mahuvad siia ära, täiesti vabalt, mingit probleemi pole olnud. Et see on nagu üks väga suur boonus. Ja selle kõige juures tegu ei ole kaubikuga. Et ikkagi ta on selle koha pealt nii-öelda, ma ei saa öelda sõiduauto, ta on maastur, aga ta on nagu igapäevasõitudeks sobilik auto. Suure mingisuguse Mersu Sprinteriga igapäevasõite on raske teha. Sa ei saa temaga parkida, sa ei mahu igale poole ära, sa ei saa parkimismajja minna ja nii edasi, nii edasi. Et nii-öelda ruumikas auto, millega saab igapäevatoimetused kõik ära teha. Ühe suve sõitnud rehvid. Siin on kindlasti jagub ka järgmiseks aastaks. Parum Bravuuris on siis mark. Auto on hetkel pesemata, sest ma käisin just siin hullamas natukene. Aga piltide peal on ta puhas, nii et igaüks võib vaadata. Need on need astmelauad, millest ma rääkisin. Ja piilume korra siia astmelaua alla. Ei oska öelda, kui
näha jäi. Aga seal see nii-öelda murekoht on, aga see puudutab kõiki Discovereid, mis Eestis sõitnud on. Nii, vaatame siis salongi ka. Selline väga hästi säilinud, ilus bees nahksisu, mugavad istmed, ei väsita, ei väsi roolis ära. Siin on siis istmemälud, Harman Kardon heli, seda me eraldi ei öelnud. Autoga tuleb kaasa siis veel kärupistiku adapter või Agise pistiku adapter. Vaatame salongi ka üle. Vaatame üle roolipealsed nupud. Siin poole peal on siis püsikiirushoidja. Siin on telefoninupud, et tal on süsteem selline, et telefon ühendub Bluetoothi kaudu ja siit vastad. Labadega käiguvahetus, saab ise käiku vahetada. Siin on kõik tavaline suunatuled ja tuled ja infonupp ja kojameeste hoob. Siit on läbisõit ka näha. Paneme auto käima ka. Käivitus selline, mingisuguseid märgutulesid põlema ei jää, turvavööd mul ei ole hetkel peal lihtsalt. Peeglite kokku klappimine. Näitan ka, et ilusti töötab. Selline ekraan, täitsa juba enam-vähem kaasaegse disainiga, et Land Roveritel seal, ütleme 2007-2008 aasta käigu oma, need näevad kohati veel naljakad välja. Siis istmesoendused, mis töötavad ja taga on ka istmesoendused. Ja siin on siis nii-öelda maastiku osakond ja vedrustuse nupud. Et teeme selle vedrustuse tõstmise ja langetamise ka ära. Näitab, et ma valisin selle off-roadi ja nool kustus ära, see tähendab, et kõrgus on käes. Laseme alla ka. Ehk siis ta teeb täpselt nii, nagu ta tegema peab, umbes sellise kiirusega. Ja nüüd me oleme tavaasendis tagasi ja siit saab siis nii-öelda access height või siis maanteel ka teinekord kasutatakse. Ja kõige all on lukustamine selle jaoks, et tõstuki peal mingeid töid teha. Siin on aeglusti, siin on nõlva alt laskumise abi ja siin on siis erinevad nii-öelda settingud talve jaoks. Siis tegelikult ma näitan need ära ka. On nii-öelda grass, gravel, snow, mudarööpad, liiv ja kivide peal ronimine. No, sellised programmid ja siis vastavalt sellele auto ennast ise seadistab nii, et oleks võimalikult hea just nimetatud kohas. Siis siin käetoe sees on veel olemas USB ja iPodi mingisugused sisendid. Autol on elektriline käsipidur. Teeme korra selle ka läbi, et nii läks peale ja tuli maha. Et kahjuks kipub olema niimoodi, et need elektrilised käsipidurid põhimõtteliselt igal autol, mille nad peal on nii-öelda mingil määral nõrk koht, aga sellel ei ole tõrget kordagi olnud, et kõik töötab. Mootori hääl on selline ja kapoti alune taaskord teadlikult pesemata, et oleks näha, mis värk on. Ja siin on siis 2 plastikkollektorit, see, mis siin pool on, see on vahetatud. Lihtsalt infoks. Nii, filmin maanteel ühe kiirenduse ka. Siit on näha, kuidas käiguvahetused toimuvad. Et nad on ühtlased, mingit naljakat tuuri pendeldamist ei ole, mingit jõnkse auto ei tee, kõik on hästi. Ja maantee kiirusel siis panen ka püsikiiruse hoidja peale, et paljud tahavad näha, kuidas auto püsikiiruse hoidja peal toimib, et on teatud käigukastidel see teema, et kui püsikiiruse hoidjaga sõites tahomeeter üles-alla pendeldab, et siis võib eeldada käigukasti turbiini peatset riket, aga siin on ilusti näha, et tuur püsib paigal. Siin on see tagavararatta vints, see on mul vahetatud. Nii.
täiesti normaalses seisus kere, isegi väga heas seisus. See pindmine rooste on Eesti kohta väga vähene. Nii, tagumine diferentsiaal ilusti kuiv. Vaatame siia. Poolteelegumid terved. Pidurivoolikud terved. Kõik täiesti kuiv. Ja siit vahelt küll on raske näha, aga põhjakaitsel on mitte tilkagi õli peal ei ole.